Tšau! Selles videos näitan sulle, kuidas valmistan ühte oma lemmik magustoitu. See magustoit on väga maitsev, väga tervislik, väga lihtne ja väga eksootiline. Magustoidu nimi on riis kookose kastme ja mangoga. Tule ma näitan sulle, kuidas see käib. Nii, tutvustan sulle siis koostisosi. See on nüüd sushi riis. Ja miks ma seda kasutan? Sellepärast, et kui see riis valmis on, siis tema eripära on see, et on küllaltki kleepuv. Aga kui sa tahad mõnda teist riisi kasutada, võid seda teha. Ma ei soovita ainult pruuni riisi kasutada. Nüüd, järgmine asi on siis sool. Seda ma panen natukene vee sisse, kui ma riisi keedan, et riisil tekiks oma maitse. Õige pisut. Järgmiseks mango. Nüüd mango puhul ma ütlen ühe asja ära. Palun kasuta värsket mangot või kasuta külmutatud mangot. Kindlasti mitte kasutada mingisuguseid purgi variante. Ja küps mango peab kindlasti olema, siis on maitse tal hea ja seda on siis mõnus süüa ka. Ja kui sa peale vajutad värskele mangole, siis ta annab natukene järgi ja selle järgi sa saadki siis aru, et mango on söömiseks ideaalne. Ja siin on siis kastmematerjal ja selleks on siis võimalus mul valida erinevate kookospiimade vahel, aga mina võtan siis nii-öelda selle kookoskreemi, sellepärast et see on rikkaliku tekstuuriga ja seal ma ei peagi mitte midagi muud tegema peale selle, et ma lisan sinna natukene kookosvalmi suhkrut, et siis veel tõsta selle kookose kastme maitset teisele tasemele, paremale tasemele. Ja nii lihtne see ongi. Hakkame valmistama. Ja nagu sa nägid, nii lihtne ongi seda eksootilist tervislikku magustoitu valmistada. Proovi kindlasti, leiad sellega toitumiskavast. Ja ütlen sulle seda ka, et kui sa tahad mango asendada näiteks banaaniga või mõne muu kollase puuviljaga, siis see sobib suurepäraselt siia. Proovi kindlasti. Head isu. Super.